See teeb mulle rõõmu, et vaadake, alati on tore, kui inimesed tulevad kodust välja ja saavad midagi praktilist ka, eks ole, et saavad süüa ja juua, nii et loodame, et tuleb tore õhtu. Teid muide on alatult haneks veetud, sest teile on lubatud teaduslikku loengut, mida ei tule, milleks ma lihtsalt ei ole võimeline. Küll aga püüaks teha sellise meeldiva vestlusõhtu, ehk et ma juhatan mõned teemad sisse, millest ma ehk mõne sõna oskan öelda ja siis vaielge mulle vastu ja küsige kõik hõiked saalist, et see on jama või midagi nii, on teretulnud ja ainult loovad mõnusat meeleolu. Sest üks vana ja podagrahaige rännumees, nagu te teate, võib istuda tunde ja rääkida uskumatuid lugusid ja mõnikord ta ei saa enam ise aru, mis pakub huvi inimestele ja mis ei paku, nii et kui te mind aitate märksõnade ja vihjetega, millest me võiksime rääkida, oleks see meile kõigile kasuks. Aga kui me teeme ühe alguses sellest, et mingis mõttes olen ma tõesti väga õnnelik inimene. Minu lapsepõlve unistus saada täheteadlaseks ei ole küll täitunud, aga ma olen suutnud nüüd lõpuks siis oma töö ja armastuse kuidagi kokku viia, ehk et Go-grupi sees, mida ma jõudumööda juhendan, on minu kõige armsam ettevõtte reisibüroo Go Travel ja kui ma tellisin viimati endale visiitkaardid, Go Traveli visiitkaardid, siis kui ma need kätte olin saanud, nägin, et meie turundusosakond oli visanud ka väikese nalja sinna, kus on siis, eks ole, Tiit Pruuli ja siis nagu ametinimi on nad lihtsalt kirjutanud owner, traveling constantly. Et mis nüüd päris tõsi ei ole, ma püüan viimasel ajal ikkagi kodus ka olla, aga tõepoolest neid päevi, millal ma kodust ära olen, tuleb aasta peale kokku ikkagi päris palju. Miks me reisime? Või enne seda veel paar asja, mis on mulle selle armastuse juures südamelähedased, on see, et reisibüroo pidamine, lõppkokkuvõttes, eks ta on muidugi ju äri ka, eks ole, loomulikult peab ta äri olema, et teda pidada, aga selle juures on veel paar ilusat asja lisaks sellele, et müüa inimestele äriklassi lennukipileteid, mis teeb äri rõõmsaks, on see, et me anname välja üht reisiajakirja, Go reisiajakiri, kus siis erinevate reisimiskogemustega inimesed saavad oma artikleid avaldada ja hästi tore on see, et viimased aastad meie toimetusel praktiliselt tööd ei olegi vaja teha, sest et neid artikli pakkumisi, reisikirjade pakkumisi on nii palju, et ole ainult hea ja vali kõige paremad nendest välja. Ja teiseks siis teeb mulle selle reisimise juures veel rõõmu see, et me anname välja ka reisiraamatuid, mis ka ei ole nii palju äri kui lihtsalt rõõm aidata toredatel inimestel, kes on käinud põnevates eksootilistes kohtades ja oskavad sellest hästi rääkida, aidata neil nende raamatuid välja anda. Ja see, millele isand Tohver siin just viitas, ehk et Arturile, see on nüüd siis pärit minu enda viimasest raamatust, ehk raamatust, mille kirjastas küll Petrone Print, Minu maailm, mis oli selle sarja 100. raamat ja siin ma olen siis püüdnud teha midagi sellist, et suruda peaaegu 300 lehekülje peale kokku hästi palju erinevaid maailmu ja pannud siis, nagu eestlastele ikka meeldib võistelda, pannud siis võistlema kaks tegelast, ühe nimi on Tiit Pruuli ja seisab kogu oma ilus teie ees ja teise nimi on Artur Soomets ja inimesed, kes seda raamatut on lugenud, tihti küsivad mu käest, et kas sel Soometsal on konkreetne prototüüp või kes see Soomets siis on. Vastab tõele, et temas on jooni, ma usun, et kui keegi seda loeb, te tunnete ära siit mõned jooned mõnelt Eesti tuntud ettevõtjalt,
kes on mulle teatud mõttes suureks eeskujuks või keda ma väga hindan. Ja samas on selles Soometsas jooni inimestest, kelle sarnaseks ma ise kunagi ei tahaks muutuda. Nii et teatud mõttes jah, on ta inimene, kes ma olen ise ja inimene, kes ma ei tahaks olla. Ja need kaks meest siin siis võistlevad ümber maailma reisimises. Aga miks inimesed üldse reisivad? Ma tulin pühapäeval tagasi Antarktikast, käisin seal juba teist korda. Ja see on ka nagu küsimuse koht, et miks inimene läheb Antarktikasse 1,5-aastase vahega 2 korda, seal on külm, suhteliselt ebamugav, kaugele sõit väsitab ära, ei saa salata, sinna see sõitmine on ka päris kallis, aga et miks ma siis sinna jällegi läksin? Ja laiemalt, miks me üldse reisime? Kui mina alustasin oma reisimisi, kõigepealt peangi ütlema, et see ei ole mingi geneetiline viga või asi, et ma oleks lapsepõlvest saadik tahtnud saada täheteadlaseks ja reisimeheks. Vastupidi, Nõukogude Liidu ajal ma käisin emaga korra Krimmis klassiekskursiooniga Leningradis ja ühe tädiga koos Veliki ja Lukis ja see oli kogu minu reisimine, ehkki neid võimalusi 1/6 planeedil ringi sõita oli ju päris palju ja väga paljud mu sõbrad kasutasid neid võimalusi, kutsusid mindki kaasa. Aga nüüd oleks väga tore, eks ole, öelda, et ma ei läinud poliitilistel põhjustel mööda Nõukogude Liitu sõitma, eks ole, ja võib-olla olekski uhke seda öelda. See ei ole päris tõsi, minu põhjused olid palju proosalisemad. Võiks öelda, et ma ei reisinud esteetilistel põhjustel, sest ma ei saanud hakkama 2 asjaga, enne sööma hakkamist veel sobib neid nimetada, ma ei saanud hakkama 2 asjaga, Venemaa tualettruumidega ja Venemaa sööklatega. Kes vanemad, siin ei ole küll nii vanu inimesi kui mina, ehk ei mäleta seda, aga need olid jah 2 asja, mis mind nagu väga pelutasid ja tõepoolest füüsiliselt oli mul raske mööda Venemaad reisida, nii napilt, kui ma seda tegin. Nüüd, 30 aastat hiljem, eks ole, olen ma käinud sööklates ja viisakalt öeldes tualettruumides, mille kirjeldamist ei sobiks üleüldse teha ei enne ega pärast sööki. Ja kõik see on kuidagi muutunud, aga tol ajal jah, ma pigem istusin vaikselt Tartu kirjandusmuuseumis, lugesin 100 aastat vanu ajalehti ja tundsin ennast kuidagi turvaliselt. Mu vanaema korraldas minuga matku ja minu pikemad reisid olid Tähtvere mõisasse, me elasime Tartus Tähtveres, läksime Tähtvere mõisasse ja siis kõige reisid, mis mulle lapsepõlvest meelde on jäänud, on Vapramäe ja Peedu, kui me rongiga sõitsime 20 minutit ja see oli see maailm. Ja siis äkki kuskil aasta oli 1996-7, siis oli minu esimene põhjus, miks ma läksin reisima ja olen sellest ka hiljem kirjutanud, et miks inimesed reisivad ja ma natukene absolutiseerisin tollal seda põhjust, aga ma kirjutasin, et inimesed põgenevad oma hirmude eest. Reisides inimesed põgenevad oma hirmude eest. Olgu selleks hirmuks siis, ma ei tea, pangalaen, keskeakriis, kuri naine kodus, mul ei olnud ühtegi sellist hirmu. Aga teoreetiliselt kõik need hirmud on võimalikud ja olen oma rännakutel näinud tõesti paljusid inimesi, kes on reisile läinud selleks, et reaalsusest põgeneda korrakski, ära saada nende murede eest. Ja nagu ma ütlesin, et jah, mingis mõttes ma täna julgen endale tunnistada, julgen isegi avalikult tunnistada, et see oli mingisugune murdehetk mu elus, kus see kõik käis väga lihtsalt. Mu hea sõber, ülikooli kaaslane Tiit Riisala tuli minu juurde Lasnamäele, kus ma elasin ja oli pead pidi külmutuskapis, võttis vorsti ja juustu ja mis meil seal head paremat oli ja siis võttis pea välja ja siis kuule, et purjetame ümber maailma.
esimene, et ma mõtlesin, et nüüd teeb mingit suhteliselt keskpärast nalja, ütles, et ja purjetame küll, et et kas lähme siis homme või ülehomme või kuidas me lähme. Ja siis selgus, et see ongi tõsi jutt ja ma haarasin sellest kuidagi võib-olla isegi mingis mõttes paaniliselt kinni. Ma ei olnud elus purjetanud enne, siis 2 aastat harjutasin ennast merega, harjutasin muude võõraste asjadega, mida sellisel reisil pidi taluma, eks ole, või mida ma eeldasin, et tuleb taluda. Harjutasime oma perega seda, oma abikaasa ja lastega seda mõtet, et mind 1,5 aastat kodus ei ole. Aga leidsime ka koos, et tõenäoliselt on see parem, kui ma püüan ennast siis tuulutada mööda merd sõites, kui et istun mossis näoga kodus ja lonksan lihtsalt kirjutuslaua alt vaikselt viina ja ei tea, mida eluga peale hakata. Aga jah, ma olen näinud purjetades eriti ja eriti muide on üks seltskond, need on soolopurjetajad, üksipurjetajad, kellest paljud on teinud teatud mõttes niisuguse sotsiaalse enesetapu või harakiri ja läinud kodust, lõiganud ära kõik oma sidemed koduga ja loodavad siis või lootnud, et niimoodi üksi reisides saavutavad nad mingi tasakaalu või leppimise iseendaga. Võimalik, et see mõnikord ka nii on, aga minu arusaamine tänaseks on küll see, et kui sa kurvalt või kurjalt oma reisi alustad, siis see ei ole hea lähtepunkt. Pigem võiks isegi öelda, et see määrab selle reisi tonaalsuse ja määrab selle reisi üsna kurva või kurja lõpp-punkti ka. Et see nõnda lihtsalt oma elu muuta ei ole võimalik. Miks veel reisitakse? Miks ma siin Antarktikasse jälle läksin? Ei saa salata. Ma võin enam-vähem ausalt rääkida, eks ole, jah. Et ma olen edev inimene. Õhtu lõpuks te saaksite sellest nagunii aru, et mul ei oleks mõtet seda varjata, aga minu edevus ei ole veel nii suur kui mõnel mu sõbral, eks ole. Reisitakse sellepärast, et teha midagi erilist. Ja see Antarktika on minu jaoks ka nagu üks näide või üks koht, mida tõesti võib öelda. Siis kui möödas on need ajad, kui, ma ei tea, 15. sajandil reisiti selleks, et leida väga ratsionaalsed põhjused, eks ole, et leida teed idamaa vürtside ja siidide juurde, majanduslikud põhjused, millest me kõik saame aru. Oli vaja leida laevatee Aafrikast mööda üle India ookeani, kuidas jõuda Hiina ja India produktideni, mis Euroopas olid väga kallid. 19. sajandil veel sama asi. Suured klipperpurjekad kihutasid ju võidu, laevandus arenes tohutult tänu sellele, et kes esimesena oma teelasti või kaubalastiga Indiast koju jõuab, eks. Ja siis tuli Joshua Slocum ja leiutas välja selle, et ümber maailma võib purjetada ka täiesti lõbu pärast. Lihtsalt lõbu pärast sõidan ümber maailma. Siis purjetati ümber maailma, tehti igasuguseid muid ümber maailma reise, siis tulid ühed mehed selle peale, et kõik on juba tehtud. Sõidame ümber maailma Londoni punase 2-kordse bussiga, et seda keegi veel ei ole teinud, et siis pannakse meie reisi tähele. Siis on üks tore mees, kes ka Eestist läbi käis, Mattias, ei mäleta ta perekonnanime, kes käis mööda maailma tantsides. Sõitis jälle järgmisse kohta, tal oli mingi väga äge ja efektne tants ka, tantsis selle tantsu ära, võttis videosse, pani Facebooki miljonid jälgijad üle maailma. Praegu on ka ju üks Eesti poiss Meigo Märk, kes kõnnib mööda maailma, ta on vist nüüd 3 või 4 aastat käinud ära. Ta arvas, kui ma tagasi mõni kuu tagasi rääkisin, ta arvas, et tema reis võiks kesta 8 aastat kokku. Nüüd tema üks viimaseid postitusi jaanuaris oli küll see, et ta pidi oma südame arütmia pärast arsti poole pöörduma, et ei tea, kuidas see reis nüüd edasi läheb. Aga see, mida ma tahan öelda, on see, et otsitakse võimalikult põnevaid ja eksootilisi kohti. Egiptuses, eks ole, ja Soomes on kõik meie naabrid on juba ära käinud, et nüüd võiks vaadata siis mingit ägedamat või põnevamat kohta. See on üks põhjus, miks tihti reisitakse.
kõige lihtsam ja normaalsem põhjus, mida mina käsi südamele aastaid ise naeruvääristasin, oli see, et minnakse lihtsalt puhkama. Veel hullem, minnakse perega puhkama, minnakse Türki perega puhkama või Egiptusesse. Noh, ma olen täitsa mees, eks ole, ma lähen ronin Tšomolungma tippu ja teen muud sellist ägedat, aga noh, mömmid sõidavad Türki puhkama. Nüüd ma palun kõigil, keda ma aastate jooksul jõudsin selle ülbitsemisega solvata, palun siiralt vabandust, sest minu võib-olla kõige toredamad reisid on olnud perega kas või nädalaks. Kuhugi, kus sa saadki olla oma ette, sul ei ole seda igapäevast rähklemist, telefone, internet, kus sul on aega laste jaoks, kus sul on aega abikaasaga arutada asju, milleks muidu lihtsalt pole oskust või aega. Ja ka see minu Antarktika reis, seekordne reis oli selles mõttes eriline ja mulle emotsionaalselt nagu pakkus palju rohkem, ehkki kui me 1,5 aastat tagasi käisin, ma sõitsin väikse purjekaga ja oli änks, eks ole, suured lained, väike purjekas, Antarktika jäämäed. Nüüd me läksime palju turvalisema kruiisilaevaga, kus oli või ekspeditsioonilaevaga, kus oli 100 inimest, aga see oli mulle palju emotsionaalsem, sest mul oli kaasas mu abikaasa, mu 8-aastane poeg, kes nägi esimest korda jäämägesid, hülgeid, vaalu ja see tagasiside või emotsioon mulle endale oli kordades suurem kui see, kui ma seal väikse laevaga lainetes võitlesin ja mõtlesin, et ma olen üks päris kõva kutt, eks ole. On mõned asjad, miks tasub reisida või miks peab reisima. 21. sajand me ju tegelikult tundub, et saame kõik National Geographicu või Travel Channeli või interneti kaudu kätte ja milleks peaks üldse oma mugavustsoonist välja minema ja kuhugi kaugele sõitma. Aga mõned asjad on ja nendest ma siin raamatus püüan ka kuidagi vihjamisigi rääkida. Need on tegelikult lihtsad asjad, aga need loovad selle kohaloleku tunde. Selle tunde, et sa saad maailmast nüüd päriselt aru. Ükskõik kui hea värvilahutusega televiisori või arvuti ekraan sul on, aga neid värve, mida pakub sulle päikeseloojang merel või kõrb näiteks, selline lihtne asi nagu kõrbeliib. Kui erinevate värvide, variatsioonide, toonide, emotsioonidega võib olla kõrbeliib erinevatel hetkedel, hommikul, keskpäeval, õhtul, rääkimata sellest, et kõik kõrbed on täiesti erineva liivaga, erineva värvi liivaga. Et üks asi on siis värvid, mida sa pead nägema koha peal. Teine oluline asi mu meelest on lõhnad. Tuleb mul meelde nähes, kuidas te nuusutasite seda meeldiva lõhnaga veini. Soovin head isu kõigile, sööge rahulikult, ma püüan mitte väga palju segada. Lõhnad, seda ma kirjeldan siin raamatus näiteks Kesk-Aasia peatüki abil, kuidas sa lähed turule kuskil Taškendis, Horogis, mõnes väikses Kesk-Aasia külas Tadžikistanis näiteks. Ja millised on need lõhnad, värskete puuviljade lõhnad, lihaleti lõhn, isegi müüjate lõhnad. Kõik see on midagi sellist jälle, mida sul ei ole võimalik kätte saada, mitte kuidagi, kui sa kodus istud ja lihtsalt loed ühte reisiraamatut. Ja kolmas asi, mida ma olen õppinud kuulama või millest ma olen õppinud aru saama ja mida ma olen õppinud kuulama, on hääled. Aastaid ma käisingi ainult, mitte ainult, aga ikkagi ütleme kuskil nagu parasvöötmes sõitsin sõitsin ringi aladel, kus ei olnud liiga kuum ja liiga külm ja kus pidi olema inimese tehtud kultuuri. See tundus mulle
kordades huvitavam kui mis iganes looduse vaatlus. Jällegi asi, mille pärast ma täna vabandan ja olen sellest üle saanud, looduse hääled, kõige ehedamad looduse, kõige lihtsamad looduse hääled on midagi sellist, mis loovad reisile oma meeleolu. Igal reisil on omad hääled. Ja olen nüüd õppinud siis käima ka polaaraladel, sellest mul nüüd Antarktika reisid, 2016 sügisel ma käisin ka põhjapoolusel. Ja näiteks helid, mida teeb jää, kui sa oled väikese purjekaga jääsupi sees ja see jää kriibib vastu su purjekat. See on üks hääl. Teine hääl on see, kui sa öösel ärkad võpatades üles, sest üks suurem jäätükk on virutanud paugu vastu laevaparrast. Kuidas jää liustikult kõigepealt vaikselt mureneb, seal liustiku sees toimuvad need murenemise protsessid, kuidas siis liustik hakkab alla vette vajuma. Ja kõige põnevam hääl nendest jäähäältest, mida ma olen kuulnud, on see, kuidas üks jäämägi ennast ümber pöörab. Suur jäämägi äkki hakkab ennast pöörama kohisedes, raksudes. See on, ongi nagu sümfoonia. Tõesti uhke ja äärmiselt võimas. Et need on näiteks 3 asja, mida sa ei saa kätte ükskõik kui tublisti sa kodus ei püüaks maailmast aru saada. Ja 4. asi, kindlasti on neid veel, mida keegi endale leiab. Minu jaoks 4. asi on inimesed. On see lihtne suhtlemine inimestega, jah. Mida piltlikult ütleks ma, et tahaks meestega poe taga õlut juua. Tahaks taksojuhiga rääkida, mis ta maailma asjadest ja oma linna asjadest arvab. See on see, mida on ka raske raamatust või internetist saada. Selleks sa pead ikkagi istuma näost näkku, nägema inimesi silmi, kui ta sulle midagi räägib, kuulama seda hääletooni, millega ta räägib, siis sa saad aru, kas ta luiskab, kas ta räägib sulle tõtt, kas ta tahab sinule üldse rääkida oma linnaelust ja oma maaelust, oma pereelust või on see lihtsalt üks tavaline väike small talk. Ja sellest small talkidest edasi jõudmine ongi tegelikult mõnikord neetult raske. Raamatus kirjeldan ka ühte juhtumit Austraalias, kus ma otsisin ühte aborigeeni küla ja seal külas sain kokku ühe kunstnikuga ja püüdsin siis temaga juttu teha mõnel teemal, mis mind väga huvitas ja ainuke, mis ma siis kätte sain, oli ja 2-3 korda siuksi väljendeid. Ma tegin üsna kiiresti järeldus, et tegu on külalolliga, eks ole, et mis ma taga ikka pikalt räägin, toksis seal oma kunsti teha ja jätsin ta omapäi. Pärast tuli välja, et lisaks sellele, et tegu on ühe kuulsama tollal elus oleva aborigeeni kunstnikuga, oli tegu ka ühe tuntuma aborigeeni teleshow'de juhiga, nii et külalollist oli tõenäoliselt asi kaugel. Küsimus oli selles, et mina ei suutnud sellest barjäärist kuidagi läbi murda ja selle inimese temas mingit huvi äratada minuga tõsiselt rääkida. Ja siit tulevad siis selle reisimise, ühed kõige kurvemad asjad minu jaoks on see, et reisimine ei tohi saada selliseks tööks, kus sa lihtsalt libised mööda maid, kogud templeid passi või knokkasid maakaardi sisse. Võid öelda, et sa oled Austraalias käinud, aga kas sa sellest riigist aru oled saanud? Selleks tuleb varuda aega, kannatust. Ja see ütleme jah, tavalise turisti jaoks on tegelikult reisimine ju väga mõnus asi, sest et kui sa oled just lühikest aega, isegi ma suudan nagu noa ja kahvliga süüa siin lühikest aega, jätta endast suhteliselt nagu viisaka ja adekvaatse mulli, eks ole. Aga see, mis
pinna alt avaneb, see avaneb aegapidi raskelt läbi raskuste. Sellega seoses meiega tehti, kui me läksime jahtlaevlennukiga ümber maailma purjetama, siis tehti ka meeskonnale väikseid harjutusi, koostööharjutusi, psühholoogilisi harjutusi. Ja üks nendest muide oli just seesama, et meid pandi 6 meest, viidi Meekomäe lahingkooli sealsete ohvitseride ja psühholoogide järelevalve all, laoti meile selga tohutu koorem igasugust räni, talvel toimus tegevus, pandi suusad alla. Me küll läksime kõik ümber maailma purjetama, eks ole, ja nagu te näete, ma olen suur ja tugev mees, aga ikkagi mitte mingi meistersportlane, eks. Ja siis lükati meid sinna talvisesse metsa 3 päevaks, anti erinevaid ülesandeid, pidime läbima väga kiires tempos erinevaid punkte, väliööbimised, mille mõte oligi see, et väsitada meid füüsiliselt lühikese aja jooksul nii palju ära, et see igapäevane pealispindne viisakus kaoks ära ja siis, kui kuskil on mingid konfliktikolded või praod või teineteisega mitte arusaamised, mitte mõistmised, et need siis kiirkorras, kiirendatult välja tuleks. Mina ei osanud sel matkal ühtegi suurt pragu näha, küll aga oli see minu jaoks, mis me tegime 4-5 kuud enne välja, rohkem, pool aastat enne välja minekut selle matka, oli see minu jaoks nagu väga hea psühholoogilise kindlustunde andmine. Sest väikeste märkide abil ma nägin, kuidas meie meeskonna liikmed on valmis üksteist toetama. Nagu ma ütlesin, meile pandi igast jama kaela, eks ole, relvi, isegi üks telliskivi või 2 telliskivi seletati, et selle peal te teete lõket pärast, tõesti mõtletust ei olnud vaja. Ja siis tekkis kuskil seal teisel päeval olukord, kus oli selge, eks, et mõned mehed on tugevamad ja mõned ei ole, mina ei olnud nii tugev näiteks, eks ole. Ja kuidas meie tugevamad mehed, me jagunesimegi laias laastus 3 ja 3. Ja kuidas need tugevamad 3 olid siis valmis vedama seda suurt rauast ahju või neid telliskive, et me jõuaksime meeskonnana edasi. Viimasel ööl, ma mäletan, oli olukord, kus me valvasime siis lõket, telk ja seal sees tegime siis lõkke, et ära ei külmaks ja igal ühel oli siis oma valvekord. Ja ma olin selleks viimaseks ööks ikka nii neetult väsinud, et olin oma pool valvekorda umbes ära valvanud ja tõesti võitlesin nagu sellega, et jään magama ja siis on blackout, eks ole. Ja siis ma nägin, et tõstis meeskonnakaaslane, kes kindlasti oli sama väsinud kui mina. Aga tõstis pea sealt oma kuuseokste pealt üles, vaatas mind ja ütles, kuule, et sa pead vist vähe puhkama, et las ma valvan sinu eest lõpuni. Ja veel paar sellist väikest detaili olid need, mis mulle andsid nagu väga hea kindluse, et see on meeskond, see ei ole Eesti avamere purjetamise olümpiakoondis, kellega me välja läheme. Aga see on meeskond, kes kui tõesti midagi seal merel juhtub, siis olgu tal endal küüned või hambad verised, aga ta hoiab sellest otsast kinni, kui ma peaksin üle parda kukkuma või mis iganes raskes olukorras ei jäta oma meeskonnakaaslast hätta. See oli minu tähelepanek sellelt katselt, mis meiega korraldati, aga psühholoog Tõnis Arro pani tähele muudki, millest nagu pärast selgus, ta rääkis ainult kaptenile. Nagu ma ütlesin, me alustasime 6 mehega ja siis meil oli pardal tookord ka 7 vahetusmees, 7 vahetus siis mõne nädala, paari kuu tagant. Ja 6 me alustasime, kes pidid kõik selle 1,5 aastat läbi tegema. Kahjuks juhtus nii, et üks mees pärast Atlandi ületamist väsis. Väsimus tähendab antud juhul meeletut koduigatsust. Seda, mida Juhan Smuul kirjeldab kui suurt halli, või tõenäoliselt meditsiiniline termin on depressioon või midagi taolist.
inimest ei huvitanud enam mitte miski, see suur hall istus tal peal, tema telefonikõned kalli satelliittelefoniga koju muutusid järjest sagedasemaks ja kallimaks. Siis ta püüdis oma koduigatsust kärakaga ravida, mis teadagi tegi olukorra veel kehvemaks, jäid tal laevatööd tegemata. Ja ühesõnaga jah, pärast Atlandi ületamist pöördus ta meie poole, ütles, ta ei jõua enam edasi sõita ja peab lõpetama. Ja see oli üks asi, mida Tõnis Arro oma psühholoogi pilguga oli siis, ta oli pärast meie Kome lahingharjutust teinud kaptenile veel eraldi briifingu ja oli mingite märkide, hetkel ei olegi olulised, mis märkide põhjal, aga siis öelnud, et kui selle meeskonna pärast peab muretsema, et kas te kõik selle pallitiiru koos ära teete, siis siin on see punkt, kus peaks muretsema. Kapten omakorda pärast tunnistas meile, et jah, talle seda öeldi, aga ta ei võtnud seda eriti tõsiselt, sest mees, kes nii-öelda murdus, oli meist kõige suurema staažiga purjetaja, meretöödes meist kindlasti kõige oskuslikum, aga nagu ma ütlesin, see harjutus ei olnud olümpiakoondise sõit, olümpiakoondise purjetamine, see oli natuke midagi muud ja pinged tekkisid tõenäoliselt hoopis muudes kohtades kui see, kas sa purjetad hästi või ei purjeta hästi, pinged sinu enda sees eelkõige. Nüüd ma hakkan neid vanu mälestusi heietama ja pidama ma ei saa ja ma isegi ei mäleta, kust ma alustasin. Aga ma tean ühte asja veel, mida ma tahaks rääkida. See on reisimine erinevate vahenditega, reisivahenditega. Üks ilusamaid asju, millega mulle on meeldinud reisida, muide on kuuma õhupall. Sest kui sa lähed selle palliga üles ja oskad ennast või saad ennast sättida hästi sobivasse õhuvoolu, siis see on täielik vaikus. See on nagu liigub kulged vaikselt. Näed maailma enda ümber ja all ja liigub vaikuses. See on midagi erilist minu jaoks. Aga tegelikult on mõned viisid veel, mida ma ei ütle, et üks on teisest halvem, aga kui me püüaks nagu kuidagi mingisse ritta sättida, siis loomulikult purjetamisel on juba selline romantiline oreool. Ja kui mind sunnitakse reisima, et sa pead midagi nüüd valima, siis millega sa siis läheksid reisima, siis purjekas oleks kindlasti esimene asi, mis mina valiksin. Teiseks võtaks ma mingi sellise aeglase liikumise viisi, kas kõndimine või jalgrattasõit, mis annab võimaluse inimestega rääkida. Sa ei kihuta mootorrattaga, ma vabandan kõigi mootorratturite ees, keda siin ka kindlasti on, aga sa ei kihuta mootorrattaga teevast mööda, vaid sa peatad lihtsalt kinni. Ja ma saan täiesti aru, mis võlu on sõita, mõned mu parimad sõbrad, näevad täitsa normaalsed inimesed välja. Ja kui kevad tuleb, siis nad ajavad oma Harlid ja muud asjad sealt garaažist välja, ei ole mingi kesk- ja kriis ega mitte midagi, tõesti, toredad inimesed. Ja nad peavad sellega sõitma minema ja ma saan aru, see on teistmoodi vabadus. See on mingi piiramatu vabaduse tunne tõenäoliselt, mida neile annab mootorrattasõit. Ja siis järgmine asi, mis mulle hirmsasti meeldib, võib-olla see on ka natukene professionaalne kretinism, kuna oma põhitööga olen ma natuke raudteedega seotud, aga uskuge mind, raudteel sõites sa võid sattuda olukordadesse, millest ei oska unistadagi. Rõõmsatesse, kurbadesse, kaklustesse, mis iganes pidudele. Raudtee rongi tambur on üks unikaalne koht, kahjuks ma ei suitseta enam viimased aastad või õnneks ei suitseta, aga tamburis suitsetamine on mulle andnud elus nii palju toredaid kogemusi, et seda selles mõttes ma nagu ei muretse oma suitsetamise aastate pärast. Ja näiteks Venemaal reisides, see ei ole mõeldav, et sa võid öelda, et ma tunnen Venemaad, kui sa ei ole Venemaal sõitnud rongiga. Kõige suuremad sõprussidemed luuakse Venemaal rongi kupees või ka platskaartvagunis, siis kui rong on tõkkad hakanud vaikselt sõitma, võetakse välja oma viinapudel, oma kanakoivad, oma kõvaks keedetud muna ja see meeleolu, mis seal tekib, uskuge mind, see on midagi unikaalset. Me tegime siin mõni aasta tagasi Margna jõekaldaga ühte reisisaadet Venemaal. Reisisime rongidega
Tallinn, Moskva, Vladivostok. Ja Kristjan Jõekalda, väga sümpaatne mees, aga temal on mõned, noh, ka ausalt vist rääkinud, mõned hirmud, eks ole, ta kardab kõrgust ja siis ta kardab ka venelasi. Kui me hakkasime minema kõigepealt, siis Moskva raudteejaamas oli olukord, kus Kristjan sikutab mind arvukas, et kuule, lähme ostame suitsu. Ma ütlesin, näed, et siin samas on, et mine ostad. Ei, tule kaasa, ma ei taha üksi minna. Lihtsalt karti, eks ole. Ja reisi lõpuks oli saanud temast just tänu nende rongi suhtlemistele juba suhteliselt nagu ladna selline, et tagasi tulles seal samas raudteejaamas ütles ta, vaata, ma lähen ja ma ostan mitte ainult suitsu, ma ostan ka 2 õlut. Ja et see on Venemaa elu juures üks jah, fantastiline või vajalik kogemus, et sa reisiksid läbi Venemaa raudteevagunis. Ja siis võib-olla üks asi veel, mida ma ei osanud nagu arvata, kui ma ütlesin, et purjekaga reisimine on klassikaliselt romantiline. Kõik me kujutame nüüd ette seda pilti, kuidas purjekas kaob sinna maakera kumarjuse taha, eks ole, tüdrukud lehvitavad valgete taskurätikutega ja mis need laulud kõik on ja see on kõik väga ilus. Ja ma ei kujutanud ette, et tegelikult samasuguse emotsiooni võib saada ka aatomi jäälõhkujal. Aatomi jäälõhkuja, see on 100 meetrit pikk, tohutu koloss ja tegelikult see kaugusesse minek, see, kuidas sa näed, kuidas su ees on, nii kaugele, kui sa näed, on meetripaksune jääväli. Ja siis see aatomi jäälõhkuja läheb ja teeb krõmsat. Ta isegi ei hakka värisema selles meetrises jääs. See oli võib-olla kõige suurem emotsioon, kui me käisime põhjapoolusel. Loomulikult seal poolusel, siis see pooluse hetk, kui me seal olime, ka tekitas mingi kerge hingevärina ei salga, aga selle suure laeva, ma ei taha öelda, et ma kuidagi teaduse ja tehnika progressi nüüd jumaldaks sellega või mis, aga suure laeva peal ma ootamatult kogesin samasugust tunnet, nagu sa võid kogeda väikse purjeka peal ja me saame sellest aru. Aga seal suure laeva kõhus olid alumistes kajutites, oli see elu nagu täpselt samasugune laeva romantiline elu, et baaridaam ja restorani kokk olid laeva peal 6 aega koos olnud, algas väike armastuse lugu, eks ole, siis oli seal üks Murmanski nõudepesija, kes jõudis selle reisi jooksul ära rääkida kogu oma kurva elu mulle, et igat tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et selle romantilise, elulise, mõnusa tunde võid sa kätte saada purjeka pealt, aatomilaeva pealt, Türgist, Egiptusest, Põhjanavalt, Austraaliast, ole ainult ise tubli ja avatud ja valmis seda vastu võtta. Nüüd ma olen vist rääkinud, oli üle aja juba rääkinud. Ja tegelikult oleks tore jah, kui keegi aitaks mind järje peale jälle. Küsime meil aega väga palju lõvistatud märkasid suhteliselt paika. Aitäh, jaa. Üks küsimus, et minult üles. Sa rääkisid aastast 1996 ja nimetasid, et inimesed, mille pärast hakkavad reisida, nimetasid, et see hirm ja mille hirm ei olnud veel. Aga jätsid mingi targalt ütlemata, et mis hirmud siis ikkagi sinu olid, et see reisima aastast 1996? See ei olnud otse hirm, aga see oli teatud ühiskondlik, ma ei tea, tüdimustülgastus. Eesti asi tundus nagu nii kuradi mage, et ma mõtlesin, et kuskil on parem Eesti ja mujal maailmas elavad inimesed palju ilusamini ja sõbralikumalt ja ei käitu üksteisega nii halvasti. Ja see selline naiivne arvamine, aru saamata,
et ju esiteks on igal pool lolle ja lurjuseid ja palju rohkem on toredaid ja häid inimesi ja teiseks, et ju on see pettumus ja asi siis kuidagi sinu enda sees, millega sa kõigepealt pead hakkama saama, nii nagu ma ütlesin, et see sotsiaalse harakiri tegemine, arvates, et reis selle kuidagi päästab, et see tegelikult ei toimi. Kui nüüd meelmome sõjakooli ei ole kohe käe pärast võtta ja tahaks pikemale reisile minna, kui nädal aega Türki näiteks Marokosse, aga ilmselt reisikirjad ees ja mingi sõpradega, et mis oleks need märgid ja kas on neid märke, mida leida endas või oma sõpruskonnas, et kellega pikem reis ette võtta või kui on 10-aastast staadiga sõber olemas, siis ennast peab kõik riigid maadama. See on väga keeruline ja ega ma ei oskagi väga head lahendust öelda, küll aga mida ma tõesti tean on see, et ma ise valin reisiseltskonda järjest hoolikamalt ja loomulikult, nii nagu ma ka enne ütlesin, mida raskem reis, seda tähtsam on see, et sa võid nende kamraadide peale nagu lõpuni kindel olla, olgu see ookeanil laevas, olgu see mägedes ronides, aga mitte ainult, ka reisil väsitavad väga lihtsad asjad. Kui minu käest on ka küsitud, et kas raskem oli purjetada ümber maailma või pärast seda me tegime ju autodega sõidu, Raido Rüütel ja mina 1,5 aastat Rolling Estonians või veerevad eestlased ümber maailma, et kumb siis raskem oli. Täiesti erinevad raskused. Üks oli, purjetades oli see rutiin. Ma ei ütleks igavus, aga rutiin hakkas väsitama ja tapma. Kogu aeg ühed samad näod, hakkab seda anekdooti rääkima, sa juba tead, mida ta räägib, eks ole. Siis sõidad 2 nädalat mööda tühja ookeani ja jube elevus tekib, kui sa näed ulpimas ühte ehitusmehe kiivrit seal ookeani peal. Näited reaalsest elust või ma ei ole kunagi, ütleme, lähed Tallinna lennuväljale ja vaatad, lennuk sõidab üle, te ei hakka nutma, eks ole. Ma olen nutnud, vaadanud lennukit, mis sõidab üle ja nutnud. Öises vahis enne Vaiksel ookeanil, enne Austraaliasse jõudmist 1 nädal aega ja siis hakkan arvutama selle, et näed, ta on praegu seal, eks ole. Et tal oleks 1,5–2 tundi veel sõita või. Meil on nädal aega sõita. Aga seal on ju inimesed, eks. Asjad jah, see väsitas, selline üksindus ja rutiin väsitas. Autosõidul oli hoopis teine asi. Me olime Raido Rüütliga kahekesi, kes kogu reisi tegid ja siis vaheldusid. Üle 100 inimese käis meil selle 1,5 aasta jooksul läbi. Ja nad kõik tulid mõneks nädalaks ja see oli väga põnev, kõik olid toredad inimesed, aga me olime mingist hetkest Raidoga lihtsalt füüsiliselt väsinud nendest emotsioonist. Iga päev on sul uus riik akna taga, uus raha, uued inimesed, kõigil on uued ja isesugused soovid, eks ole, kes tahab kõrtsi, kes tahab kirikusse, kes tahab loomaaeda, kes tahab ooramajja, mis iganes asjad, eks. Et see intensiivsus väsitas, see oli nagu hoopis teistsugune asi. Ja siis sõltubki väga palju sellest, kes sul seal kõrval on. Ja ka sellel autoreisil oli meil paar hetke sellist, eks ole, mina ja Raido olime justkui siis mingis mõttes selle asja juhid ja püüdsime seda asja ohjes hoida, aga tõesti paar hetke, kus me tundsime, et me väsime nagu nii ära, et me ei suuda nendele inimestele, kes meiega liituvad, enam pakkuda täiskomplekti, mida nad võiksid tahta või milliste ootustega nad tulevad. Et jah, paar sellist pinge olukorda tekkis, mille jumala abiga Raido rahulik ja tark inimene suutis mõistlikult ära lahendada. Aga head retsepti, kuidas seda leida, ega ma vist ei oskagi öelda, Inimese tundmine pikaaegne tundmine on suur eeldus, aga jällegi ma olen näinud, kuidas 2 vanasõbrannat lähevad tülli Papeetes. Meil oli kunagi üks päris kallis ümbermaailma reis, turismibüroo toode, 6 ajaga lendasime ümber maailma. Ja ma olin siis seal reisijuht ja 2 inimest nägid Papeete pärlipoes
väga ilusad pärlid, eks ole, mida seal kasvatatakse ja nägid seal pärlipoes ühel ja samal hetkel, ma ei mäletaks mingit kaelakeed või käeehet või mis iganes see oli, maksis meeletu summa mitu tuhat eurot ja 2 prouad näevad ühel ja samal hetkel seda ja mõlemad ütlevad, see on minu. Ja seda tüli ja mida tuli siis nädal aega või seda pinget, mida tuli pärast nädal aega lahendada, eks ole, et kes selle pärli sai ja kelle mees või minu mees oli nii möku, et ta õigel ajal kohal ei olnud ja sellised asjad, mida sa nagu ei oska unes ka näha, eks ole, et võivad tekitada selle pinge olukorra. Või näide, Thor Heyerdahl on sellest muide ka kirjutanud, kuidas pisikesed tühised asjad tekitavad, nagu tema ütleb, ekspeditsiooni palaviku, mis võib plahvatada nagu täiesti ballistiliselt. Mu oma näide lennukiga purjetades. Ühel päeval tuleb minu juurde vanem tüürimees ja ütleb, et Tiit, lähme ettepoole masti. Eespool masti, eks ole, kes purjetab, teab, seal lahendatakse kõik probleemid, mis laevas on, kui inimene tahab üksi olla näiteks, eks, see on kõige esimene ja selgem märk, ma tahan oma mõtete või murede või millega iganes üksi olla, ma lähen ettepoole masti, istun sinna, seal ei tule keegi sulle õlale patsutavad, mõtled naise peale või mis on, et ei tea, kodus asjad lähevad. Seal sa võid olla üksi omaette. Ja seal lahendatakse ka laeva probleemid. Ja tuleb esimene tüürimees ja ütleb, et Tiit, lähme ettepoole masti. No, lähme. Mul on sulle üks jutt, mida ma olen ammu endas kandnud. Et noh, ma ei tea, et nüüd ma olen mingi laeva asja eeskirja vana meremeeste põhimõtte või mille iganes vastu nii rängalt eksinud, eks tõenäoliselt kirjutatakse mind maha siit ümber maailma reisile. Ja siis ütleb Arne mulle, vaata, igal hommikul, kui ma vahti tulen, on sinu märjad kindad kambüüsis külmutuskapi kõrval. Mina lähen külmutuskapist oma müslit ja piima võtma ja sinu kuradi märjad kindad on seal kõrval, eks ole, mul on sellest nagu kõrini. Noh, asi, mis nagu ei ole, ma ei tea, suur diil, eks ole, aga millegi pärast need kindad teda häirisid ja millegi pärast, loomulikult on tobe jätta oma märjad kindad, kui sa tuled vahist, eks ole, ma jätsin sinna kööki kuivama, aga loomulikult on jätta nad tobe sinna nii, et nad teistele ette jäävad, eks. Aga noh, näide sellest, kuidas üks pisiasi võib sul hinges teha mingisuguse plahvatuse, mis õnneks me mõistlike inimestena saime aru ja embasime üksteist hetke pärast, aga oleks võinud plahvatada ei tea kuidas. Et jube raske on öelda, mis need kriteeriumid või kuidas sa saad testida inimest. Kuidas sa saad testida? Eestis meil oli pigem teile nagu annad lootest ja veel pigem pelgast, Ootasime. Tema kallal sai nalja teha ja kõik, me 6 omavahel, eks ole, ikkagi püüdsime hoida nagu enam-vähem seljad koos, eks. Aga 7 mees, ja õnneks nad enamasti ka said sellest aru, et meie ülesanne on tulla ja teile vaheldust tuua, eks ole, et siis olidki uued anekdoodid ja oli keda aasida, et sa ei oska ju, sul läheb merehaigus, süda läheb pahaks, nii naljakas. Et see oli tegelikult ja seda on kasutanud, seda sama, mida meie esimest korda tegime, on kasutanud ju enamus nüüd Eesti ümber maailma purjetajaid, eks ole, Nordea, Tätte Matvere ja Donald Rääsk, nemad läksid täpselt sama skeemiga. Hildar Kukk oma Martaga purjetas ümber maailma täpselt sama skeemiga, et ta võtab peale siis huvilisi. Ja maailma purjetamises on seda väga palju, nüüd Antarktikas ma kohtasin ühte belglaste laeva, kus oli samamoodi mees, kes purjetas ümber maailma, üksinda, aga ta ei olnud kordagi laevas üksi. Ta võttis igast sadamast peale endale hääletajaid. Tema maksis toidu ja hääletajad pidid siis tal tegema kõiki laevatöid, seisma vahis, aitama laeva edasi viia ja selle meeskonnaga täiesti meestega, kes ei olnud mingid purjetajad, oli ta siis tulnud Antarktikasse ja see on üks üsna levinud viis edasi liikumiseks. 2 Eesti tüdrukut püüdsid siin Euroopas ju ka nüüd sel suvel hääletades liikuda ja jõudsid Lõuna-Prantsusmaale lõpuks, merd pidi hääletades. Kas on veel midagi, millele ma oskaks vastata? Minul on. Meie selle sarja nimi on Meie elu investeeringud. Et küsimus on hästi lihtne. Sa midagi teenid ka seda tööd tehes. Et kas sa kogu raha investeerid reisimisse või jääb midagi järele? Ma pärast saadan sulle selle Exceli tabel. Aga
ei no jah, see on see, et jällegi see, et mille peale keegi raha kulutab ja kust ta selle emotsiooni kõige suurema protsendiga tagasi saab. Kas sellest, et mul on Tallinnas kõige rohkem ronge, sellest, et mul on kõige rohkem kinnisvara, sellest, et mul on kõige rohkem Eesti kunsti kogutud, sellest, et teisest, kolmandast, neljandast, mis iganes näiteid me kõik oskaksime tuua, eks ole. Aga ma olen küll jah seda meelt, et kui nagu need esmased asjad on lahendatud ja sa suudad oma igapäevase elu ära elada, lastele hariduse anda, siis üks asi, mis minu jaoks tõesti kõige suuremat intressi kannab, on need, ma nimetan seda lihtsa inimesena ka üsna lihtsalt, et pulli saaks ja silmaring avarduks. Ehk siis, et saaks uusi teadmisi, et saaks natukene targemaks ja et oleks häid emotsioone. Et oleks tore olla. Mitte ainult lõbus, aga tore igat moodi. Emotsionaalne, see ei pruugi tähendada seda, et ma alati naeran, võin ka nutta, aga et oleks emotsionaalselt huvitav ja no, et targaks tahaks ka saada, eks ole. See on see maailmas ringi liikumise oluline põhjus, et saaks sellest maailmast aru. On inimesi, kes saavad sellest aru ilma, et nad lähevad nii kaugele. Ma olen toonud ka ikka näiteks Uku Maasingu, kelle Polüneesia usund oli minu üks teejuht maailma, kui ma seda raamatut toimetasin, see oli tema käsikiri, loengute käsikiri 30. aastatest. Ja kuna Eestis ei olnud kedagi, või tänini tõenäoliselt ei olegi kedagi, kes Polüneesia usundiga oleks tegelenud, ühel hetkel tuli välja, et ma olen hobi korras selle vastu huvi tundnud ja anti mulle see raamat toimetada. Ja mis oli neetult raske, aga siis ma sain aru, et kuidas Uku Maasing, kes ei ole käinud mitte kuskil mujal kui Berliini ja Tartu raamatukogudes ja kuidas ta suhtles vabalt terve maailmaga, olgu see budistlik maailm, olgu see animistlik maailm nagu Polüneesia oma, olgu see islamimaailm, millest ta on palju kirjutanud. Aga selliseid inimesi on meie hulgas jah vähe, kes saaksid niimoodi hakkama, et minul on seda isiklikku kohalolekut ka vaja, et maailmast aru saada. Kasutage juhatust. Ja see on, neid kohti on, ma olen umbes, jälle see edebuse värk lõi ühel päeval välja aastaid tagasi, küll õnneks, aga et lugesin ühte raamatut, mille autor tagakaanel ütleb, eks ole, et ma olen käinud rohkem kui 100 riigis. Ja siis ma hakkasin endal ka lugema neid, et palju siis tuli natukene üle 100, ja ma arvan, et neid kohti on nüüd üle 120, kus ma olen käinud riike, mis veel kord ma rõhutan, ei ole mingi näitaja, sest et ma ei tunne nendest enamik riike nii, nagu ma tahaks. Aga ütleme, et umbes 120 kohta on, kus ma tahaks tagasi ka minna. Aga jah, see on jällegi erinev ses mõttes, et kui ma tahaks loodust, siis on ühed kohad. Kui ma tahaks mingit antropoloogiat või etnograafiat, on teised kohad. Ma väga armastan mägesid, aga laisa inimesena ma väga laisa või ütleme jah, aja vingeldama, eks ole, ja väga kõrgele ei taha minna, siis minu üks lemmikkohti on Himaalaja lõunanõlvad, Sikkim näiteks, kus sa lähed rahulikult 1500 meetri kõrgusele, istud seal nagu amfiteatri põhjas, üleval on sul 7000 jäised, lumised mäetipud. Fantastiline pilt, imeline olemine. Mäed on üldse ju ka, ikkagi teatud mõttes romantika sümbol või võrdkuju. Ja õnneks on mul mõned sõbrad ka, kes mägesid armastavad ja samamoodi nagu mina on suhteliselt laisad, nii et ei viitsi seal ise kõndida. Siis me korraldame üle aasta ratsamatku mägedes, mis on jälle juba nagu sümbolina, eks ole,
kaks romantilist sümbolit, hobused ja mäed koos. Me oleme käinud Himaalajas, Pamiris, Sajaanides, Karpaatides, Kaukaasias. Et jälle midagi väga ilusat ja ütleme, ratsamatkad mägedes on midagi sellist, mida ma olen alati valmis tegema. Aga jah, neid kohti, kuhu tahaks tagasi minna, on ikkagi väga palju. Aga jah, erinevatel põhjustel. Ühte kohta ühel, teise. Kas oskan veel midagi öelda? Kuhu ei tahaks tagasi minna? Ei no eks neid on ju muidugi, kus mitmes mõttes, kus ei ole läinud nii, nagu sa oled lootnud või kus, ma ei tea, mõni piirivalvur on su käest küsinud altkäemaksu või keegi on halvasti öelnud. Minu reisidel ei ole õnneks olnud ühtegi sellist nagu päris halba kogemust, et kunagi Süürias pilluti meid kividega ja küsiti meie autosid kividega ja küsiti, et kas te olete ameeriklased. Ma ei tea, mis oleks siis saanud, kui me oleks ameeriklased olnud. Kõige lähemal võib-olla niisugusele verisele konfliktile olin ma kunagi Tõva pealinnas Kõžõllis. See oli vahetult pärast seda, kui pronkssõdur oli Eestis maha võetud. Ja tõvalased on mongolite sugulased, väga tore rahvas. Aga nad olid, jällegi ajalooliselt arusaadavatel põhjustel, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, siis nad käitusid seal elanud venelastega mitte niimoodi kultuurselt nagu meie, eks ole, viisakalt, et kas te tahaksite koju minna, Saksa riik maksab teie koju mineku kinni ja niimoodi. Aga seal võeti välja need Truuspa metsasae ketid, eks ole, ja hakati inimesi koju ajama. Ja väga palju läkski ära, mõned jäid sinna ja siis üks nendest, kes tõenäoliselt sinna jäi, sattus joobnud peaga, seekord ei olnud mina joobnud, vaid tema sattus muga sellel Kõžõlli peatänaval kokku ja sai aru, et ma olen Pribaltikast ja siis lubas mind, ta oli isegi suurem ja tugevam kui mina, mitu korda. Lubas mind kuidas see väljend oli, saapa konsa all kustutada ja mis ta muga kõik lubas teha, aga siis ma asusin läbirääkimistesse. Ma rääkisin, et inimestega suhtlemine on alati nagu reisimise kõige meeldivam osa. Ja siis lõpuks me jõudsime nagu kompromissile, nii et ta ütles, et kui see lätlane oleks, siis ma lööksin su maha, sest lätlased on veel hullemad kui eestlased. Et mul õnnestus läbirääkimistega kuidagi see teravik suunata siis lätlaste peale. Aga rohkem selliseid tõsiselt halbu kogemusi või asju ei ole olnud, mis sunniksid ütlema, et vaat sinna ma enam tagasi ei taha minna, et seal on pahad inimesed. Igal pool on häid ja toredaid on ikka palju rohkem. Ise küsimus, nagu me oleme rääkinud täna, on see, et kuidas nendeni jõuda, kas sul on aega ja oskust ennast nendeni välja vedada või kõnnidki lihtsalt ja teed oma selfisid, mina ja Eipeli torn, Priit Penn ja kõik asjad, eks ole, mis on ka iseenesest ju tore, aga on ainult pool seda võlu, mida reisimine võiks inimesele pakkuda. Eesti lemmikpaik, jällegi nii palju paiku, et Eestis on palju 2220 mitu saart, suurt ja väikest saart. Ja need on kindlasti ühed mu lemmikpaigad. Pisike folkboot Purjekas abikaasaga, millega me sõidame mööda Eesti rannikut ringi päris palju ja väikseid saari. Saartel on mingi võlu minu jaoks, jah. Pisikestel saartel eriti, kus on mingi isepärane kultuur, isepärane fluidum. Et esimene koht on saar. Jah. Samas jälle nii palju toredat koht. Ida-Virumaal näiteks ma olen hästi palju viimastel aastatel kollanud ringi. Eesti avastamata kant eestlaste jaoks. Kui palju põnevat seal võib näha. Jah.
neid kohti, kus ma ei ole käinud ju, nagu me nägime, on palju ja mul ei ole sellest nimekirjast praegu oma lähemas reisikavas mitte ühtegi, et ma nüüd peaksin minema ja sellepärast, et ma seal käinud ei ole, ma tahan minna. Veel kord sellest isekast soovist, et oleks neid nööpnõelu kaardi peal võimalikult palju, ma loodan, ma olen üle saanud, eks ole, et tähtis ikkagi on sellest nagu selle peale mõtlemine, et miks sa lähed või mis sa sealt tahad saada. Minu reiside juures on kodutööl tihti palju põnevam ja pikem periood läheb selle kodutöö peale, kui et reisi enda peale. Aga see on jälle erinev. Hea sõber ja reisikaaslane Jaan Tätte, kui me temaga kuhugi läheme, siis Jaan ütleb mulle, ära hakka mulle rääkima mitte midagi, ma ei taha mitte midagi teada, kuhu me läheme. Ma tahan ilma igasuguste eelarvamuse, eelhoiaku ja teadmiseta ise avastada oma emotsiooniga seda paika. Eks ole, nii et täiesti erinevad lähenemised ja kindlasti mõlemad täiesti õiged, eks ole. Et mulle jah, selles nimistus, kus ma käinud ei ole hetkel ühtegi kohta. See on sama Himaalaja, nagu ma ütlesin, võtame Austraalia. Ma olen käinud Austraalias, ma ei tea mitu korda, 10 korda vähemalt, aga mul on kogu Lääne-Austraalia, see Perthi kant ja kõik see on täiesti läbi käimata ja ma ei saa öelda, eks ole, et ma olen küll Austraalias käinud, aga ma ei tunne Austraaliat, eks. Et pigem on mul selliseid kohti veel või siis sama Himaalaja mäestiku, mitte kõige kõrgemad tipud, aga näiteks Nagaland on üks selline koht, kuhu ma kindlasti tahaks minna. Ma olen seal kõrval käinud, aga päris Nagalandi ei ole jõudnud. Miks? Selle põneva rahva pärast, kes seal elab. Et esimene asi on jah, leida nagu see põhjendus, et miks sul kuhugi on vaja minna või mida sa sealt otsid. Põnevaid inimesi eelkõige. Mis need allikad on, kus sa kodud teed ja oled raamatud või internet või mis? Väga palju erinevaid asju ja väga palju erinevaid asju ja raamatud, internet just nimelt. Aga nendele, mis on lisandunud muidugi viimastel aastatel, on ikkagi see, et kuna see võrgustik üle maailma on juba päris suur inimestest, kellega ma olen kuskil kohtunud ja keda ma tean, kes on ühe või teise paiga spetsialistid. Väga palju on Eestis erinevate piirkondade spetsialiste, nii akadeemilisel kui ka mitteakadeemilisel tasemel. Väga paljud eestlased on mingil põhjusel teinud endale ühe piirkonna väga detailideni selgeks, kui on selle piirkonna huvilised ja fännid, keda me laiem avalikust tihti ei pruugigi teada. Aga jah, sellist Eesti tarkade inimestega püüan suhelda enne reisi, aga jah, siis ka võrgustik, mis on tekkinud lihtsalt reisides või leida üles inimesed, kes on seal käinud, seal elanud või tunnevad siis mingil muul põhjusel seda piirkonda hästi. Et see on tihti kõige parem allikas. Ja internet annab see ka kui sa ei tea kedagi konkreetselt, siis on lihtsalt 2 või 3 internetiklõpsu rohkem, et selle inimeseni jõuda. Aga kas on aeg pearvaks? Mul kõige enam küsige veel. Kui te küsi, siis ma lihtsalt mõned kommentaarid, et ma tahtsin öelda, et sa pole mõned minetanud ei viskid sellest ajast 82-83, mis see teema oli nüüd see. Mina kommunistlik noor. Et see tuli just avalikult välja ja hirmuda, kui ma seda eemal olen, et kuigi see keskkond on natukene võib-olla fiksin ja sul on vastab nagu hommik kõike seltskonda, sul on kõik väga hoolega kuudes. Ma loodan väga, et me nüüd kõik saame olususega nagu raudteega sõita, et ma ei tea, sinu poole õhtuda või. Mulle väga meeldib rongiga sõita ja ma kõigil soovitan rongiga sõita. Mina olen oma viimased rongid nüüd Kasahstani maha müünud, nii et siin ma teid aidata ei saa. Minge Kasahstani sõitke, seal on vanad Edelaraudtee rongid sõidavad Kasahstanis, nii ilus pilt, kuidas lähevad läbi stepi ümisedes Edelaraudtee. Veel osati ka Edelaraudtee kirjades rongid. Aga raudtee on endiselt mulle väga armas. Ehk siis Hiitvelja poolt, Hiitvelja klubi poolt, meie poolt, Ratu Päipi poolt, sulle aitäh, sulle kiit, siin tuli väga mõne kuulata, sa oled meiega edasi.
ja. kuulame sind veel ka, nii et suur aitäh sulle kaasust. Aitäh!